Hare Krishna ja tervist! Selles väikeses eksperimentaalses salvestuses proovin ma rääkida veedadest. Me teame kõik, et veedad on väga suured, nende maht on tohutu ning meil ei ole ülevaadet, millest nad koosnevad, milline on nende struktuur. Ning sageli, kui me kuskilt midagi loeme või mingit teost loeme veedalikku või loeme mõnda värssi, siis meil ei ole sellist ettekujutust head, kust kohast see veedadest pärit on ja mida see osa just nimelt veedadesse meile edasi annab. Nii et ma proovin teha sellise ülevaate veedade struktuurist, kuidas nad on üles ehitatud ja millistest osadest nad koosnevad. Srila Prabhupada räägib ühes Bhagavad Gita kommentaaris 14 jaotusest, mis annavad siis meile haridust. Proovime aru saada, mida Srila Prabhupada seal täpselt silmas peab, et millistest jaotistest ta räägib. Samuti proovin ma selgitada, et miks me oleme piirdunud ainult siis algsest neljast veedast osast, miks me oleme piirdunud ainult siis 8 värsiga, ehk siis Shisopanishad, mis meil on, rohkem tekste meil algsest veedalikust siis põhitekstidest ei olegi. Et proovime sellest aru saada. Et miks me ei uuri neid teisi tekste. Samuti ma proovin selgitada, mis asi on Vedanta Sutra, mida paljudest kohtades mainitakse ja selles samas Prabhupada kommentaaris ta ka mainib seda. Ning lõpuks proovin mõista, miks on meie jaoks siis põhiline raamat just nimelt Śrīmad Bhagavatam. Miks Srila Prabhupada ja kogu Sampradaya pöörab sellele niivõrd suurt tähelepanu ning miks on see põhiline siis infoallikas meie jaoks. Nii, enne kui ma alustan seda veedade struktuuri lahti muukimist, struktuuri selgitamist, oleks hea endale selgeks teha mõned olulised terminid, mida me veedadest rääkides silmas peame. Ehk siis üks asi on see, et veedad, kui me räägime nendest tekstidest, siis veedatel ei ole autorit. Ehk siis veedad on apaurushēja. Apaurushēja shabda tähendab seda, et neid ei ole loodud. Nad on kogu olemas olnud ja neil autor puudub. Samuti on nad anadisida, mis tähendab seda, et neil ei ole algust. Nad on alati eksisteerinud ja jäävad alati eksisteerima. Ning veedasid peetakse siis ilmutuslikeks teosteks. Et me teame, Śrīla Jiva Gosvami oma fundamentaalselt filosoofilises teoses Sattva Sandarbha tõestab ära, kui puudulikud on meie infosaamise võimalused, ehk siis pratyaksha anumana, ehk siis võimalus saada infot siit maailmast on meil väga puudulik. Pratyaksha siis on siis moodus, kus me saame infot oma meelte abil, tajudes siis vahetult seda, mida me näeme, kuuleme, maitseme ja nii edasi. Aga teadupärast on meie meeled väga piiratud ning ka see info ei saa olla täiuslik. Ning see anumania tähendab siis seda, et me seda infot siis analüüsime, kasutame siis oma kogemust, oma eelmisi teadmisi, mis meil on, selleks, et sellest infost teha siis mingisuguseid järeldusi. Aga pikemalt järelmõeldes on selge, et ka see meetod on väga puudulik. Ning et siis tõstetakse esile siis shabdat, mis siis sisuliselt tähendab teadmiste saamist kuulmise teel. Aga see kuulmine
ei ole ka täiuslik lahendus, sellepärast et me võime ka naabrinaise käest midagi kuulda, see veel ei tähenda seda, et see pruugiks olla tõde. Ehk seepärast tuleb mängu siis selline termin nagu Shabda Brahman, ehk siis ilmutuslik informatsioon, püha ilmutus, mis tuleb siis kuskilt kõrgemast allikast ja mis on vaba siis Pratyaksha, Anumana ja Shabda, materiaalse Shabda puudustest. Ilmutusi on maailmas palju, isegi teadlased on ju saanud oma avastusi läbi ilmutuste. Me teame, et Mendelejev oma uhke keemilise tabeliga on siis selle tabeli päritolu on samuti ilmutuslik Mendelejevile nii-öelda kangastusse läbi siis ilmutuse ja ta pani selle kirja. Selliseid näiteid on palju, maailmas on palju teoseid ja palju infoallikaid, mis on siis tulnud ilmutuslikul teel. Et siin tekib küsimus, miks siis veedad on nendest teistest ilmutuslikest allikatest siis eraldiseisvad või miks nad on nagu teistsugused. Ja Shiva Goswami Sandarbas ta selgitab ka seda väga põhjalikult lahti, aga üks põhiline siis moment on selles, et veedad kui ilmutus annab kogu maailmast tervikpildi, mis tähendab seda, et veedad on laukika. Nad sisaldavad nii materiaalseid teadmisi kui ka vaimseid teadmisi, transcendentaalseid teadmisi. Ja nendel teadmistel ei ole omavahel mitte mingisugust konflikti. Nad sobituvad ideaalselt sellesse ühte terviksüsteemi. Võtame näiteks Ayurveda, mis põhineb ju tegelikult Sankhya filosoofial, mille andis siis Jumal Kapinadev, mida ta on siis Bhagavad Puranas väga põhjalikult avanud ja kirjeldanud, rääkides sellest oma emale Devahutile. Ja see Sankhya filosoofia on siis fundamendiks Ayurveda süsteemile ja seal ei ole mitte mingisugust konflikti. Nad omavahel sobituvad ideaalselt. Neid näiteid on veel, aga põhimõte on selles, et veedad annavad meile tervikliku maailmapildi, kus on kaasatud kõik tasandid, kõik vajalik selleks, et me saaksime siis Shabda Brahmani ehk siis tõe, mis on siis kõrgem, mis on vaba materiaalsetest puudustest ja mis räägib ka siis vaimsetest dimensioonidest. Nii et veedasid me käsitleme sellisena ja veel üks moment on siis Svadah Brahmana, mis tähendab seda, et veedad iseenesest ongi, kogu tõde, ta ongi see maailm. Et see maailm ongi sisuliselt, materiaalne maailm ongi siis veedadest loodud. Et me teame, et algselt oli üks mantra, selleks oli Om, millest siis arenes välja terve materiaalne maailm. Brahma võttis erinevad mantrad ja hakkas nende abil looma materiaalsust. Nii et kokkuvõtvalt selle lõigu mõte ongi selles, et veedad on Shabda Brahman, mis tähendab seda, et nad on kõrgemast allikast, nad on ilmutuslikud, püha ilmutus, mis sisuliselt hõlmab siis kõike ja mis ongi tegelikult kõik. Ja nende teadmistega lähme edasi siis, proovime aru saada, millist on need 14 kategooriat raamatuid, millest Srila Prabhupada rääkis. See värss, kus ta nendest räägib, on siis Bhagavad Gita 10. peatüki 32. värss, kus Krishna ütleb: O Arjuna, mina olen kõikide loomete algus, lõpp ja keskpaik. Kõikidest teadustest olen ma vaimne teadus hinge tegelikust olemusest
ning loogikute argumentide hulgas olen ma lõplik tõde. Ja selle lõpliku tõe kohta siis siin Srila Prabhupada annab selle kommentaari, et kõrgema hariduse saamiseks eksisteerib palju erinevaid tarku raamatuid, nagu 4 veedat, nende 6 lisa, Vedanta sutra, raamatud loogikast, raamatud religioossetest põhimõtetest ja Puranad. Kokku eksisteerib seega 14 jaotust haridust jagavaid raamatuid. Ning kõikidest nendest harivatest raamatutest esindab Krishnat eriti Adhyatma Vidyat ehk vaimseid teadmisi jagav teos Vedanta sutra. Siin siis Prabhupada räägib sellest 14 jaotusest ning väidab, et siis Krishnat esindab Vedanta sutra. Proovime sellest aru saada, mida siis Srila Prabhupada siin silmas peab. Sellest me tegelikult juba rääkisime. Selleks, et mõista seda veedasid kui terviksüsteemi kogu selles struktuuris ja nende ilus, me saame nad jagada 14 ossa ja tegelikult on seda suhteliselt lihtne kõike meelde jätta, kui meil olemas sellised kavalad valemid. Kõigepealt meil on olemas 4 veedat, siis on meil olemas 6 vedangat ja 4 uppangat. Kokku siis 14 osa veedasid. Need 14 jaotust siis moodustavad kogu veedaliku terviku. Vaatame lähemalt. Selleks, et aru saada, mis on mis, me võtame appi grammatika. Ja moodustame ühe lihtlause, kus on siis olemas alus, öeldis ja sihitis. No näiteks, Jüri läheb metsa. Selleks aluseks ehk siis subjektiks on siis 4 veedat, kus siis on kirjas Shabda Brahman ehk siis see ilmutuslik tõde oma siis sellisel algsel kujul. Ja seda me käsitleme siis kui alus. 6 vedangat, mis siis moodustavad põhilise osa veedadest, põhiline täiendav osa nii-öelda, siis see on tegevus. Ehk siis see osa veedadest kirjeldab seda, kuidas seda Shabda Brahmani kasutada ja millised on tegevused, et see Shabda Brahman oleks meie jaoks mõistetav. Anga tähendab osa ja veed anga on siis 6 osa, põhilist osa veedadest. Ja 3. jaotus siis uppanga. Upa tähendab siis teisene, anga osa ehk siis teised osad. See on siis meil objekt ehk siis see on see, kui me võtame Shabda Brahmani, teeme vastavaid tegevusi selle Shabda Brahmani põhjal ja lõpuks need tegevused siis pöörduvad mingisuguseks resultaadiks, mingisuguseks tulemuseks. Ehk siis 4 uppangat selgitavad meile veedades, milleni me jõuame, kui me kasutame Shabda Brahmani teadmisi. See on siis lihtne valem, kuidas jätta need 3 osa meelde. Nüüd, kui me vaatame eraldi seda 3 osa ja esimesena siis 4 veedat, siis on oluline teada, et algselt oli veeda oli 1. See oli siis üks suur tervikkogum algsetest teadmistest, Shabda Brahman, ja seal ei olnud siis, võib öelda, et ei olnud struktuuri, ei olnud süsteemi, ta oli tohutu mahuga, on öeldud, et pärast Srila Vyasadeva sekkumist jäi sinna järgi veel 1 miljard värssi, aga mingil hetkel siis jah, Srila Vyasadeva, kes siis on ka Jumala inkarnatsioon,
võttis selle meeletu koguse siis sellest algsest ühtsest veedast ja teatud mõttes redigeeris kogu selle info ning jagas selle 4 ossa. Ja põhjus oli selleks lihtne, põhjus oli selles, et inimesed enam ei hõlmanud kogu seda infot ja inimeste mälu teadmised degradeerusid ning oli vajalik tekitada teatud struktuur, teatud siis süsteem, mille abil inimesed on võimelised ikkagi seda infot nii-öelda salvestama, meeles hoidma ning ka seda mõistma. Ning nendeks 4 osaks said siis Rigveda, Samaveda, Atharvaveda ja Yajurveda. Algselt vahel kutsutakse seda algset suurt veedat ka Yajurvedaks, sellepärast et ta on kõige mahukam. Aga need 4 osa, neil on, tähendab, Srivyasateva tegi selle teatud siis jaotuse. Oluline on siin rõhutada seda, et Srivyasateva ei ole veedade autor. Me ütlesime, et veedad on apaurušeja, mis tähendab seda, et on ilma autorita. Aga Vyasateva siis redigeeris, ta süstematiseeris selle. Ja ta jagas siis 4 gruppi, ehk siis Rigveda, milles on põhiliselt hümnid pooljumalatele, pühakutele ja nii edasi. Samaveda, kus siis on paljuski need samad hümnid, aga siis läbi meloodilise väljendusviisi, mida siis kasutasid paljud brahmanad, preestrid oma rituaalide läbiviimiseks. Atharvaveda, kus siis on selgitatud ka juba rituaalide tähendusi ja samamoodi need hümnid on seal. Yajurveda siis, mis on osaliselt proosavormis või tegelikult Yajurveda peaks ka olema proosas, et Atharvaveda on osaliselt ka proosas, et kui Rigveda, Samaveda on värssides, siis Yajurveda on proosavormis ning seal on ka juttu rituaalsete toimingute sooritamisest. Need 4 osa, seal on nii mitmeski kohas erinevate osade värsid tegelikult kattuvad. Ja see on siis see, mida me käsitleme siis nii-öelda Shabda Brahmanina. Nii, ja järgmine osa siis Vedangad, milleks siis meil oli siis ta nagu tegusõna ja mis selgitavad seda, kuidas kasutada seda Shabda Brahmani. Ehk siis Vedangad on protsess. Ja jällegi siin me saame võtta natukene grammatikat abiks ja kui me mõtleme, et millest üks tegusõna koosneb, siis tegusõna puhul on alati oluline aeg, ehk siis millal see tegevus toimub, on see siis minevik, olevik, tulevik ja nii edasi. On oluline see tegevus ise ning on oluline tegevuse vorm. Grammatikas me võime öelda siis, et näiteks, et on see siis, mis teguviis see on siis, käskiv või paluv või see on lihtsalt näitena. Nii et siis, kui me võtame siis need vedangad, me mäletame, et siis alguses neid on siis 6, kui vedasid oli 4, siis neid on, vedangasid on 6 ja esimene nendest 6 ongi siis aeg, ehk siis Jyotish. Me teame, et Jyotish on meil põhiline allikas vedaliku astroloogia jaoks, aga tegelikult siis Jyotish kirjeldab seda, et millised on sobivad ajad rituaalideks, erinevateks tegevusteks ja loomulikult on seal olemas siis astroloogia osa ka. Nii, siis tegevus ise on meil siis kalpana, kus siis on juba konkreetsed rituaalide kirjeldused selleks, et neid rituaale konkreetselt läbi viia.
Ja siis on meil 4 tegevuse vormi, milleks on siis shiksad, chandasid, vyakarana ja nirukta. Ja millest seal räägitakse, kui shiksha, see on siis põhiliselt foneetika. See on siis see, kuidas hääldada veedalikke värssi, kuidas iga häälik eraldi kõlab. Seal on siis sanskriti tähestiku nüansid, rõhuasetused, kõik sellised nüansid, mis on seotud siis hääldusega. Järgmine osa siis chandas, see on põhiliselt siis värsimõõt, poeesia, rütm, tempo, mis siis keskendub sellisele värsimeetrile, mitu silpi kuskil siis värsi kohta ja nii edasi, et selline värsirütm. Järgmine osa siis on vyakarana, kus siis on põhjalik veedade grammatika ja keeleline analüüs, mis keskendub siis grammatikareeglitele ja täpselt sellele, kuidas siis mingi sõna peab grammatiliselt siis väljenduma. On väga keeruline valdkond ja selleks, et seda täiuslikult omandada, tänapäeva inimesel on vaja rakendada ikka väga suuri jõupingutusi ja mitte kõik ei ole võimelised selleks. Ning viimane siis 6. vedanga osa on siis nirukta, mis on siis etümoloogia, ehk siis mis tegeleb siis sanskritikeelsete sõnade tähenduse selgitusega, et me teame, et sanskriti keeles võivad olla sõnadel väga erinevad tähendused, väga lai skaala ja just nimelt millises kontekstis millist tähendust sellelt laialt skaalalt siis nii-öelda kasutada. Nii, lähme edasi. Meil on jäänud siis 4 upangat, saame kokku siis see 14 osa ja rääkides upangadest, siis see on meil siis öeldis, see on meil objekt ja upangad selgitavad meile, kuidas seda eelnevat infot siis, ehk siis vedasid ja vedangad, kuidas seda kasutada, kuidas seda Shabda Brahmani mõista, kasutada ning milleks kogu see tegevus pöördub väga praktilises mõttes. Ehk teisisõnu, milline on see kultuur, mis peaks olema siis selle Shabda Brahmani rakendamisel. Ja siin on siis 4 osa. Esimene sellest on Mimamsa, millel on tegelikult siis 2 osa, on Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa ja milles räägitakse siis sellisest veedalikust filosoofia osast. See on filosoofia. Seal on nii rituaalide filosoofia kui ka siis vaimse mõtteviisi filosoofia. Ehk siis teisisõnu filosoofia kultuurilises kontekstis, milline on selle Shabda Brahmanil põhineva ühiskonna, kultuuri, siis sotsiaalsuse filosoofia. Järgmine osa on siis itihasad ja puranad ja need on siis sellised vedade osad, kus keskendutakse siis põhiliselt lugudele. Ehk siis need illustreerivad, kuidas siis inimesed, kuidas nad konkreetselt elavad, vastavalt selle Shabda Brahmani põhimõtetele. Ehk siis me näeme nagu reaalsete näidete ja elujuhtumite põhjal, milline on see kultuur, milleni viib Shabda Brahmani rakendamine. Itihasad on sellised teosed,
mis siis räägivad konkreetsetest sündmustest, mis põhinevad teatud sellisel kronoloogilisel järjepidevusel. Näiteks on Itihasa on Mahabharata, Ramayana ja loomulikult siis Bhagavad Gita, mis on siis Mahabharata üks osa. Ja Puranad, me teame, nende kronoloogiline järjepidevus ei ole nii selgelt mõistetav. Seal need tegevused toimuvad ajaliselt meie mõistes väga arusaamatult. Aga ometi need sündmused on reaalselt eksisteerivad ja jäävad ka edaspidi eksisteerima ning nad kirjeldavad meile siis seda, kuidas inimesed, erinevad elusolendid vastavalt nende põhimõtetega siis elavad. Ja Puraanasid on meil siis 18 põhilist Puranat ehk siis 18 Mahapuranat ja lisaks on siis 18 Upapuranat. 18 Mahapuranat nimeliselt on nad siis Matsya, Markandeya, Bhagavata Purana, Bhavishu Purana, Brahmanda, Brahma, Brahmavaivarta Purana, Vishnu, Dharmottara Purana, Varaha, Vamana, Shiva, Skanda, Narada, Garuda, Padma, Kurma, Linga ja Agni Purana. Ja me teame siis, et Srimad Bhagavatam on siis Bhagavat Purana. Nii et ma lubasin rääkida sellest, kuhu kuulub Srimad Bhagavatam, siis me näeme, et Srimad Bhagavatam on siin Upangade osas, mis siis kirjeldab meile seda, milline on see kultuur Shabda Brahmani rakendades. Kolmas osa on siis Dharma Shastrad, mis räägivad meile reeglitest, sellepärast, et mingi eesmärk saavutada, peame me järgima teatud reegleid. Ja siin on erinevad saastrad, siin on Artha Sastra, Kama Sastra, Moksha Sastra ja siin on ka näiteks erinevad õpetused, kuidas siis elada vastavalt dharmale, ehk näiteks Dharma Sastra, Dharma Sutra, siis Kriya Sutra, ehk siis siin õpetatakse, kuidas siis grihastad peavad elama, millised reeglid nad peavad jälgima, et elada siis pereelu. Samuti siin on näiteks Rauta Sastrad, mis räägivad meile, milliste reeglite järgi sooritada rituaale. Ja näiteks on siin olemas ka selline osa, mis on siis Sulbasuutrad, mis räägivad siis sellest näiteks, milliste matemaatiliste valemite abil tuleb ehitada siis jaagja ohverduse kohad, altar ja nii edasi. Ühesõnaga siin selles Dharma Sastrates on siis suur kogus kõikvõimalikke reegleid, kuidas asju läbi viia. Ning neljas osa on siis Nyaya, mis on siis loogika. Siin on siis nii-öelda loome või looduse reeglid, millised on nende omavahelised seosed. Ja Nyayat siis põhiliselt kasutatakse loogikana selleks, et hajutada meie kahtlused, mis meil siis veel on jäänud viimased seoses selle Shabda Brahmani kasutusele võtmisega. Nii et kui me neid 4 vaatame, siis põhimõtteliselt me võime öelda niimoodi, et kui mimamsa on siis selline mõtteline tasand, et filosoofia mõte, siis Puranad ja Itihasad on siis need, mis illustreerivad seda kultuuri. Dharma Shastrad tõlgivad kogu selle kultuuri ja olemise siis sellistesse kindlatesse reeglitesse ja reeglite keelde
ning Nyaya on siis selle kõige mõistmise vahend. Ehk siis me võime seda mõista siis, kui lõplikult, kui meie kahtlused on hajutatud. Vot, need on nüüd siis need 14 osa, millest räägib Srila Prabhupada. Alati on meil võimalus selliste salvestuste puhul minna tagasi, vaadata, korrata. Esimese hooga kindlasti tekitab see väikese segaduse ja tuleb lihtsalt korrata, et nad meelde jääksid, aga iseenesest on valem väga lihtne. Ta aitab meil paljuski mõista, mis kuhu kuuldub. Veel üks asi, mis ma selle struktuurist siin lahti räägin, on siis see, et kui me võtame need algselt need 4 veedat, mis oli siis esimene osa, ehk siis see alus subjekt, milleks siis olid Rigveda, Samaveda, Atharvaveda ja Yajurveda, siis iga see osa veel eraldi koosneb 4 alajaotusest, milleks on siis samhitad, brahmanad, aranyakad ja upanishadid. Ja samhitad, võib öelda, et see ongi nagu see tüvi, näiteks Rigveda puhul siis võtame, et samhita, see ongi siis nagu Shabda Brahman, kus siis on see ilmutus oma algsel kujul. Ja edasi siis 3 osa on siis brahmanad, mis siis on siis selgitavad lahti selle, kuidas see Shabda Brahman siis realiseerub nii-öelda materiaalsetes eesmärkides. Ehk siis need 3 osa on siis, on meil tegelikult siis igas selles Veda osas, Veda 4 osast, siis need alajaotused on siis selleks, et natuke lahti selgitada siis 3 erinevat tasandit, ehk siis adipautikad ja daivikad ja atmika, ehk siis materiaalne tasand, millest siis selgitavad brahmanad, siis selline metafüüsiline tasand või psüühika tasand, energeetika tasand, mida selgitab meile siis aranyaka osa ja siis lõpuks siis upanishadid selgitavad meile siis vaimseid aspekte, ehk siis adhyatmika, siis Shabda Brahmanis. Ja me näeme siis, et siis Upanishad, mille siis Srila Prabhupada meile uurimiseks andis koos oma kommentaaridega, et see on siis ainukene Upanishad, üldse ainukene osa üldse 4 veedast, mida Prabhupada palus meil uurida ja mille ta meile arusaadavaks tegi. Ja ta peaks siis pärinema siis Yajurveda siis lõpuosast, ehk siis et Upanishad on Yajurveda 1 4 osast. Niisiis saime ühele poole selle veedade struktuuri lahti arutamisega. Ja iseenesest ju, kui kasutada seda valemit, siis see ei olegi nii väga keeruline. Ehk siis meil on 4 veedat, 6 vedangat ja 4 pangat. Ja me kasutame lihtsalt väikest grammatilist abivahendit, et neid paremini meeles hoida. Aga tulles nüüd tagasi alguses püstitatud küsimuste juurde, siis proovime aru saada, miks me ei uuri algseid veedatekste, siis seda 4 põhilist veedat, Rigvedat, Samavedat, Yajurvedat, Yajurvedat, et miks me ei keskendu just nimelt nendele tekstidele, kuigi nad on ju Shabda Brahman ja sinna on siis salvestatud kogu algne püha ilmutus, kogu tõde, mis meil on vaja teada. Siin võtame appi jällegi Srila Jiva Goswami Tattva Sandarbha, kus Jiva Goswami põhiliselt 3 argumendiga selgitab ära, miks tänapäeva inimesel miks tänapäeva inimesel ei ole mõistlik keskenduda nende veeda tekstide põhilise veeda osa uurimisele. Esimene põhjus on selles, et veedad on tohutu suured, et see maht on ikkagi väga suur
ja meie jaoks see, kuigi Shilabhyasa teatud mõttes süstematiseeris, jagas 4 osasse, siis ikkagi on meie jaoks nagu hoomamatu see seos, see teatud loogika asjadest arusaamiseks. Ja tegelikult me võime öelda, et veedad on selles mõttes väga kavalalt koostatud, et juba algselt on nendesse siis nagu sisse programmeeritud selline vajadus õpetaja järele, vajadus guru järele, kes selgitaks neid tekste meile lahti. Et ilma selliste abilisteta ei ole meil võimalik üldse mõista, mida seal veedades on tahetud öelda. Seepärast me teemegi seda sellist struktureerimist, et meil me hakkaksime aru saama, mis on millega seotud ja et meil oleks võimalus ka siis seda praktiliselt rakendada. Et siis esimene põhjus on siis selles, et nad on niivõrd suured ja meie ei hõlma teda kui tervikult. Teine põhjus on selles, et kuna nad on kirjutatud, siis nii-öelda selles vanemas sanskriti keeles, ehk siis vaidika sanskriti keeles või ka veedade sanskriti keeles, mida sisuliselt tänapäeval enam ei kasutata. Ja selles vanas sanskriti keeles on väga palju lisareegleid, väga keerulisi grammatilisi nüansse, mida on ikkagi tänapäeva inimesel nagu väga-väga raske endale selgeks teha. Ja selle algse sanskriti keele siis võtsid põhiliselt siis Panini ja ka mingil määral siis Patanjali ja nad korrastasid selle grammatika jällegi, tegid siis rohkem sellist süsteemsusstruktuuri ja lõid siis mõnes mõttes nagu hoopis teise sanskriti keele, mis on siis see klassikaline sanskrit, mida siis me tänapäeval loeme siis Bhagavad Gitas, Srimad Bhagavatamist ja mida me siis kasutame uurimiseks. Nii et veel kord, et siis need algsed vedatekstis on kirjutatud hoopis teises sanskriti keeles. Ja selleks me nägime siin vedangades, kui palju oli siis abivahendeid selleks, et seda teksti mõista. Seal oli foneetika, ehk siis kuidas seda hääldada, millise rütmiga, millise meloodiaga seda hääldada, milline on siis etümoloogia, nende sõnade peenem tähendus. Et kõik need nüansid, et endale kas või see üks osagi nendest vedangadest selgeks teha, see on juba tänapäeva mõistes terve doktoritöö, kui mitte rohkem. Ja selleks, et me üldse mõistaksime seda veedat, siis tema algsel kujul on meil vaja omandada siis täiuslikult nii grammatikat, foneetikat, rütmi, meloodiat, tunnetust ja kõike seda, mis meil on vaja selle sanskriti keele mõistmiseks. Et see on meie jaoks üle jõu käiv ülesanne. Ja kolmas põhjus, mille Shiva Goswami seal välja toob, on see, et mitte kõik filosoofid ei näe siis ühtemoodi seda Shabda Brahmani vedades ja nad aktsepteerivad seda erinevalt, käsitlevad seda erinevalt ja see tekitab meis ka väga palju küsimusi, segadusi. Need on need siis põhjused, miks me ei keskendu nendele vedadele. Ja me teame siis siit edasi minnes siis Vedanta Sutrale, mida siis selle Prabhupada selles kommentaaris tõi välja, et kui Krishna on mingi osa vedadest, et siis ta on Vedanta Sutra, et mis see Vedanta Sutra siis on. Nii, vahepeal selgus tõsiasi, et meie eksperimentaalne salvestus vedas mind alt. Ma rääkisin pika jutu maha, aga seda kuskil ei salvestatud. Nii et ma proovin tagasi kerida ja teha selle lõpuosa siis uuesti. Jutt jäi siis Vedanta Sutrate juurde ja
ma hakkasin selgitama, et mis asi on see Vedanta Sutra osa, millest siis Srila Prabhupada räägib ja mis siis on Vedadest siis Krishna, nagu seda ütleb meile Bhagavad Gita. Peale seda, kui Srila Vyasadeva oli siis oma veedad kirja pannud algselt, 4 veedat, selle Shabda Brahmani, ja siis selle järgselt ta otsustas võtta kokku kogu selle veedaliku tarkuse ühte sellisse kontsentreeritud teosesse, millel on siis, täpselt ei mäleta, aga umbes 550 värssi. Ja Srila Prabhupada ütleb, et ta tegi seda siis teadlaste ja filosoofide jaoks. Ja selle teose nimeks sai siis Vedanta Sutra. Vedanta Sutrat kutsutakse ka Brahma Sutra, et see on üks ja seesama. Nii et siis see on kogu veedaliku teadmise kokkuvõte. Ja Vedanta Sutrat iseenesest räägivad siis põhisõnum on nendel see, et kõigel, mis eksisteerib, on üks alge. Et kõik lähtub ühest, ei ole erinevaid allikaid. Ja kui see Vedanta Sutra siis oli valmis, siis Srila Vyasadeva selle järgselt, kuna ta ei saanud ikka sellist rahulolu, sellest räägitakse Srimad Bhagavatamis hiljem, siis ta kirjutas veel omakorda nende Vedanta Sutratele, kirjutas siis nii-öelda selgituse. Ja see on siis meil olemas siis Srimad Bhagavatami kujul. Ehk siis Srimad Bhagavatam on üks Purana, me teame, see on Bhagavad Purana. Ja see on siis teos, kus siis Vedanta Sutra, see üks alge on siis lahti selgitatud, et mis see täpselt on. Ehk siis see on Jumal isiksusena, see on Jumal kõrgem isiksus, Shri Krishna, kõiki köitev, ja et siis Jumal isiksusena on see Sarvakarana Karanam, kes on siis kõige allikas, kõikide energiate, kõikide tasandite, nii vaimse kui materiaalse. Üks allikas. Vot. Siis rääkides veel Vedanta Sutratest, siis see on teos, mida iga endast lugupidav sampradaya ja filosoofiline liikumine siis peab omama siis kommentaaride näol. Ehk siis meil siis Gaudiya Vaishnava Sampradayal on olemas ka kommentaarid Vedanta filosoofiale, ehk siis Vedanta Sutrale, ja selle teose nimi on siis Govinda Bhashya, ja selle pani kirja siis Baladev Vidyabhushan. Nii et meil on see kommentaar olemas, 550 värssi umbes, ja Vedanta Sutra algab siis samasuguse värsiga, mis on siis Srimad Bhagavatam, ehk siis vastupidi, et siis Srimad Bhagavatam algab Vedanta Sutra esimese värsiga. Vot niimoodi. Ja mis siis veel, ma juba siin puudutasin seda küsimust, et miks meile siis põhiline raamat on Srimad Bhagavatam. Sellepärast ongi, ma kordan veel üle, et meil on olemas siis Shabda Brahman, 4 veedat, mida meil on väga raske mõista, hoomata, mis on meie põlvkonna jaoks, meie aja jaoks liiga keeruline teos, et seda nagu lõplikult ja õigesti mõista. Ja selleks on meil olemas siis Vedanta Sutra, mis on selle
Shabda Brahmani kontsentreeritud kokkuvõte, millele on selgituse kirjutanud siis Srila Vyasadeva Śrīmad Bhagavatami näol. Nii et kui me loeme Śrīmad Bhagavatami ehk siis Puranat, siis see on meile piisav ja me mäletame, et Puranad on siis Upanga osas, mis siis peaks meile siis kirjeldama seda, et milline on see kultuur, milline on see praktiline väljund, kui me õigesti rakendame Shabda Brahmani. Ja võib tekkida küsimus ikkagi, et miks Puranad on nii-öelda veedade osad, siis jällegi siin Srila Jiva Goswami oma Tattvasarandarbas käsitleb seda väga põhjalikult ja toob kõik argumendid tõestamaks, et Puranad on osa veedadest, nad on samuti Shabda Brahman ja ilma Puranadeta, itahadeta ei ole võimalik üldse siis saada tervikpilti Veda teadmistest. Manu Samhitas on kirjas värss, mis kinnitab seda ja seal öeldakse, et nad on samast materjalist, neil ei ole erinevust. Ainuke vahe, mis on siis 4 Veda ja Purana vahel, tehnilises mõttes on see, et selleks, et 4 Vedat mõista täielikult, selleks on vaja tunda neid teadmisi, mis meil oli kirjas siis vedangades, ehk siis foneetikat, hääldust, õiget rütmi, värsimõõtu, sõnade etümoloogiat ja nii edasi. Ja tänapäeval nende asjade mõistmine, kas või ühest osast täielikult arusaamine, see nõuab mõnes mõttes selliseid üliinimese omadusi, et see ei ole tänapäeva inimestel lihtsalt reaalne. Aga jällegi Puranad ja siis Itahad on siis kirjutatud hoopis teisel põhimõttel, seal ei ole niivõrd oluline see hääldus, foneetika, rütm, meloodia ja nii edasi, vaid Puranasid ja nende lugusid võib esitada ka niimoodi, et see sõnade järjekord ei ole määratud. Teisisõnu, seda võib rääkida edasi oma sõnadega, igaüks võib jutustada neid lugusid ja läbi selle me saame selle sõnumi kätte. Ja Puranad siis räägivad meile just nimelt sellest kultuurist, sellest meeleolust, kuidas see elu siis Shabda Brahmani järgi käib. Ja vast kõige lõpetuseks, kuigi seda meil programmis ei olnud, siis ikkagi räägin üle selle, et mis on kogu Veda kirjanduse mõte, mis on selle eesmärk, miks meile siis sellise püha ilmutusena need Vedad on antud. Siis väga illustreerivalt on mõned värsid, mis selle kohe niimoodi kontsentreeritult meile edastavad. Ehk näiteks Skanda Puranas on värss, mis ütleb siis Vede Ramayane Chaiva Purane Parate Tatha Adavante Cha Madhya Cha Hari Sarvatra Giyate. Ehk siis Vedades, kaasa arvatud Ramayana, Puranad ja Mahabharata kõige algusest peale, ehk siis Adavante Cha Madhya Cha, kuni siis keskpaigane ja ka kuni lõpuni lauldakse siis üksnes Harist, ehk siis Jumala kõrgemast isiksusest. Ja Bhagavad Gita 15.15 samuti kinnitab seda värsiga, öeldes, et Vedaisya sarvara ham veda vedyo, eva vedanta krit vedavit eva chaham, kus siis Krishna ütleb, et
kõikide veedade eesmärgiks on siis minu kui Jumala kõrgema isiksuse mõistmine ja on tõesti tõsi, et mina olen Vedanta kokkupanija ning veedade tundja. Kusjuures siin on huvitav moment on see, et Krishna ei ütle, et mina olen veedade koostaja, ta ütleb, et ma olen veedade tundja, mis tähendab seda, et veedad ongi nii-öelda iseenesest olemasolev nähtus, mis on alati olnud aporusheya, ilmutuslik ja seetõttu võib teda siis tegelikult samastada ka siis selle algse allikaga ehk siis Krishnaga. Ja miks? Sellepärast just, et see on ainukene moodus, ainukene võimalus tänapäeval inimestel siis mõista selliseid kõrgeid aspekte nagu transcendentaalsus ja jumalisiksusena. Teisi võimalusi meil ei ole, et ainult veedad õpetavad meile, kuidas see on võimalik. Nii, ma arvan, et ma oma eksperimentaalse video sellega lõpetan. Proovin selle kuidagi kokku saada nüüd, üles laadida ja kui kõik õnnestub, siis loodan, et kohtume kunagi taas. Nii et kõik head ja nägemist.